korraks käia Lätis, oleks väga rumal seda nagu jätta tegemata. Keda see kotib seal? Ligi 2,3 miljonit. 2,3 miljonit. Et ilma riigi panuseta seda üritust sellisel moel ei ole võimalik teha. Jube kahju, tegelikult Kreeka rallist on kahju. Siiamaani või? Siiamaani on kahju. Ja ma arvan, et see ei ole ka mõeldav, et me Soome MM-ralli asemele tulema. Ralli fännina ma olen kurb. Ja Elfin tuli sinna hüppele vale trajektooriga. Tere! Betsafe podcastide sari tuleb taas ja täna olen kutsunud siia Oliirise spordibaari laua taha istuma mehe, keda ilmselt tegelikult kõik tunnevad enam-vähem sama palju Eestis kui näiteks Ott Tänakut. Urmo Aava, Rally Estonia peakorraldaja, tere! Tere! Me räägime täna kahtlemata Rally Estoniast. Need kuupäevad on uueks hooajaks paigas, aga räägime ka paljustuki muust. Me räägime seda juttu hetkel, kui Austraalias peaks toimuma hetkel autoralli maailmameistrivõistluste viimane etapp, aga kõik me teame, et seda ei toimu. Õige otsus loomulikult, et ei toimu, seda ei olnudki võimalik seal läbi viia, läbi sõita. Pigem ma küsin lihtsalt niimoodi, miks üldse Austraalias peaks see ralli toimuma, kui stardirivis selleks aastaks, ma võin siin eksida suurusjärgus, aga oli vist 23 autot. Keda see kotib seal? Ei oska öelda, ma arvan, et ajalooliselt on ta seal olnud. Et see ongi see, mida me oleme ka pikalt rääkinud, et tuleks vaadata natukene kaugemale nende otsuste tegemisel just nagu MM-sarjas ka, et kuigi me oleme kontinendil, Austraalia kontinendile minemine kindlasti on oluline, keegi saab kuskil Excelisse mingisuguse risti ära panna. Kes see keegi on? Et see on ju tegelikult tohutu kulu. Julm kulu. Me tegime siin väga kiired arvutused, kui me ütleme, et ühe tiimi, suure tiimi eelarve aastas on, no ütleme, 100 miljonit eurot. Ja kui meil on 14 etappi, ehk see on siis 7, millegiga per etapp. Ja sa tahad öelda, et üks etapp peaks tooma siis nii-öelda 7 milli tiimile tagasi ka. No ta peaks autotootjale peaks tooma tagasi ja ma arvan, et keegi ei tee investeeringuid niimoodi, et nagu et täpselt saaks 7 milli tagasi, aga siis rahul. Räägime, et siis 10 milli võiks tagasi tuua, et siis võiks nagu enam-vähem rahul olla selle investeeringuga, et seda, kas ta nüüd nagu toob või ei too, seda on nagu juba keeruline mõõta sellepärast, et need mõõtemetoodika läheb äguseks. Aga ma olen su selle mõttepüstitusega rahul, et tegelikult see on vanast harjumusest tehtud asi. Ehk see on koht, kus käib rallit vaatamas koha peal, me ei räägi 10 000 inimestest, me räägime napilt 1000 inimestest koha peal, keda see nii-öelda, kellele see korda ka läheb ja nendest 1000 inimestest nüüd see aasta ilmselt 100 oleks olnud koha peal töötavad eestlased, kes tulevad sealt arbuusifarmist välja ja tulevad rallit vaatama. Jah, et mina saan ka tugineda ainult nagu tuttavate jutule, et mina pole ise kunagi Austraalias käinud. Uusmere ma olen 2 korda sõitnud, Austraalias ei ole käinud, pole seal rallit näinud, et need, kes on skeptikud, need ütlevad, et jah, 1000 inimestest räägime. Et jube keeruline siin nagu midagi öelda, aga midagi head öelda ei ole. Sa oled nii-öelda rääkinud sellest võimalusest, et kunagi võiks MM-etapp olla Eestis. See on muidugi ilmselt ulmeline, aga ikkagi. Veel ulmelisem vähemalt mõttena. Hooaeg lõpetadagi viimase etapiga Eestis. Novembrikuus, kus alati on ette arvamatud ilmastikutingimused. Kõik saavad kõvasti pilti ja viimasel etapil on garanteeritud ka 100 000 pealtvaatajad. Kas üldse selline, et kalendri viimane võistlus, kui me räägime Eesti MM-etapist, tuleks sealt suvest välja, tuleks siia? Meil võib isegi olla talveralli siin äkki hooaja viimane ralli, meil võib olla täiesti Walesi ralli, mis iganes. Ja, ütleme niimoodi, et kindlasti see ei ole meie esimene eelistus. Miks? Põllumeestel on vili lõigatud, autosid saab parkida, keegi ei nurise, et viljapõld ära tallatakse, nii edasi. Küsimus on selles, et miks ei ole see meie esimene eelistus, et mis on nagu kuvand nagu Eestist ja Eesti rallist. Siis kindlasti see ei ole see kuvand, mida me tahame luua. Aga teistpidi, et kui sa siin nagu siukse asja välja käid ja utreerid niimoodi, siis see on kindlasti parem stsenaarium, kui mitte teha. Aga mis see kuvand peaks olema? Ilus kollane või niimoodi tärkav rukkipõld? Ja ma arvan, et see kuvandit me suudame nagu selliselt luua, nagu me tahame seal maikuust kuni septembrini. Et kui sa räägid siin nagu novembrikuust, siis see kuvand võib olla nagu väga ilus, et siukene nagu hiline sügis ja
ja võib-olla mõnel aastal veel puud lehes, sihuke kuldne sügis. Aga mõnel aastal võib-olla lumi juba. Ja mõnel aastal ütleme niimoodi, lumi on juba kena, aga on sihuke nagu vahepealne, et on umbes 3 nädalat järjest on sadanud. Just. Ja. Arvad sa, et näiteks inimesed tulemata ei jätaks ju. Võtame Saaremaa ralli 50 juubel. Ott Tänak startis 3 päeva sadas paduvihma. No ikka konkreetselt kallas vihma. Ja see inimeste mass seisis metsa vahel ja vaadati, kuidas Ott sõidab mööda. Ei, ma arvan, et inimesed ei jäta tulemata Eestist, ei jäta tulemata Baltikumist. Kindlasti ka soomlastel oleks siuke päris nagu ekstreemne nagu väljakutse. Venemaalt tuleks rahvast. Nagu kindlasti töötaks asi. Küsimus on lihtsalt selles, et ralli korraldajana on päris paras nagu õudusunenägu, et esiteks ei tea, kuidas teed vastu peavad, siis see ütled, et kõik vili on lõigatud, ilusti parkida saab, et küsimus on, et kas me vaatame nagu traktoritega rallit või autodega, et ilmselt nagu ühesillaveoliste autodega nagu ralli vaatamine peale 3 nädalast vihma on üsna nagu võimatu. See on niisugune paha stsenaarium, võib olla täiesti nagu kuldne sügis, kõik ongi vili lõigatud, kõik saak koristatud, põhimõtteliselt kõik põllud on kasutada, heinamad, väga tore, kõik viimase peal, teed on kõvad, ei tolma. Minge. Viimast Rally Estoniat vaatas, sai osa sellest rallist 52 236 inimest. Oli vist enam-vähem niimoodi või? Jah, see nagu päris hästi paned numbritega, ma isegi nii täpne ei ole, ma ei mäleta seda statistikast, aga üle 50 000. No ma enam-vähem katsusin Aivar Poolak stiilis üle lugeda inimesed. Rüüa katset vaatas seal üle 20 000 inimese. See oli absoluutselt nii-öelda põhimõtteliselt umbes, see on lagi, mis saab olla tänastes tingimustes Eestis ühel rallil. Kui me räägime MM-etapist, on pealtvaatajaid, pakun 100 000 pluss. Oleme kohe nüüd siis järgmisel aastal sel Helix Rally Estoniaga, mis on 10-aastaseks. Sellest räägime. Ja nüüd, kui me vaatame, kuidas me oleme kasvanud nagu erinevate siis mingite tiitlite ja erinevate atraktsioonidega. Et jah, MM toob olulise kasvu, aga ma arvan, et võib-olla ma olen nagu pessimistlik, aga kui me räägime nagu 70-80 000 pealtvaatajast, on juba see on nagu väga kõva, aga siit ma ütlen, et selle kontseptsiooniga ikkagi nagu räigelt umbes, et sellel aastal juba see 50 000 pluss nagu kohati oli natuke kriminaalne. Eks räägi seda tausta, mis see tähendab kriminaalne? Ja, sellest see on nagu naljaga pooleks öeldud kriminaalne, aga sealt nagu me ei suuda enam tagada sellist rallikorraldust, nagu me ise oleme tahtnud, et ta oleks nagu sellised nagu toote või ralli jälgimisena nagu mugav. Et me oleme tahtnud niimoodi, et oleks rallisõitjatel hästi kompaktne, katsete raadius 20 kilomeetrit, mis maailma mõistis on jällegi nagu see põhimõtteliselt see on olematu raadius. Tegelikult võib ta teha üle Eesti selle ralli ja olematu raadius. No siis enam ei ole olematu, aga keegi ei nuriseks kindlasti, kui me räägime nagu mingist tuleviku MM võimalusest, siis kohe automaatselt tuleb meil võtta Haanja katsed, tuleks võtta siis nagu liikuda ka Valgamaa, Lüllemäe poole. Ka Lätti või lätlastega koos ei tee? Kindlasti Lätti, oleme ka rääkinud ja vaadanud siin katseid ja kuna Läti Autospordiliiduga meil on jube hea koostöö, oleme pikalt teinud ka Läti meistrivõistluste etappe, siis ma arvan, et just need, kui minna ühe päevaga nagu sinna Valgamaa suunas, et siis võiks sõita ka mingid katsed Lätis ja kindlasti see oleks igat pidi tark, et see oleks jällegi sellest mõttes tark, et kui nagu FIA poole peal keegi peab kuhugi riste tõmbama, et siis ta ei tõmba enam risti siis nagu 1,3 miljonilise turule, vaid selgelt üle 3 miljonilise turule, et see korraks käia Lätis oleks väga rumal seda nagu jätta tegemata. Ehk me juba paljalt sellega saame selle nagu raadiuse nagu piisavalt suureks. Ja see, mis ma ütlesin välja, et selline nagu reaalne 70-80 000 nagu unikaalset pealtvaatajat oleks nagu päris hea saavutus. Aga pigem jah, et kui me läheme Lätti ja teeme õiged sammud, ega siis ta võibki olla nagu 100 000. 100 000 pluss, nii. Sa ütlesid, et lätlastega, ma tahtsingi tegelikult seda küsida ka, et see teema lätlastega läbi käinud, see on varem ka nii-öelda, aga kes siis oleks vedaja? Praegu on suhted head, aga alati on nii, et kui hakkab nii-öelda ikkagi ühine suure asja tegemine, kes siis vedaja pool oleks? Ja kui ma vastaks sulle, et lätlased, et siis sa oleks rahul või? No jumala eest ikka eestlased oleks vedajad, mis nagu vastust. Ja te ei läheks riidu? No seda ma küll garanteerida ei saa. Ehk et see on veel nii-öelda kompamise maa?
ei, no ma arvan, me ei läheks sellest riidu, et noh, ilmselgelt, et siin tuleb ju vaadata, kes ta vankrit vedanud on, et kus see nagu tiimi tuumik on. Et kui me oleme teinud... Ratlased on teinud ERC-etappi väga edukalt. Ja, on teinud ja kindlasti me neid inimesi ka nagu siis kaasame, kes on teinud. Ja noh, meil on hästi head suhted Autospordiliiduga ja Autospordiliidus siis erineval tasemel inimestega, keda me oleme kaasanud ka nagu siis enda ralli korraldusse. Et siiamaani me ei ole riidu läinud, nemad otsustasid, et nemad jäid nagu selle Euroopa meistrivõistluste suuna peale. Meie võitsime väga selgelt nagu MM-i suuna. Et nüüd neile öelda, et kui see nagu õigus tuleb, et nagu krahmata see endale, siis nagu tundub kuidagi natukene ajuvaba. No, tundub küll. Jah. Rally Estonia saab sellel aastal 10-aastaseks, mitte sellel aastal, vaid tuleval suvel 2020. Ma meenutan esimesi aastaid ja üks atraktsioone oli selline püssiplaatidest kokku löödud põhimõtteliselt selline hüpe. Ma mäletan, Urmo käis mulle rääkimas, et meil tuleb trampliin. Ja see oligi siis selline asfaldi peale tehtud selline, kui sa täna ise tagasi mõtled sellele, kõlab nagu naljakalt, et selline asi oli atraktsioon. Millest keegi tegelikult lõpuks üle ei hüpanud, vist vennad ahud olid ainukesed, aga neil vist jäi legendist see trampliin kirjutamata, sellepärast et see tooga üle lasidki. Põhimõtteliselt see oli tol hetkel, see tundus tollel hetkel, sellest ei olegi nii palju möödas, sest on 9 aastat möödas, see tundus nagu vau! Ja vaata, kuhu see 9 aastaga on läinud. Ta kahjuks ei saanud käia meie tänuüritusel, ja ma üldse ei kritiseeri sind. Elu on kiire. Ma olin tööl. Ja ma saan aru, väga hästi kõik sa nagu panustasid sporti. Ja siis seal sellel tänuüritusel me näitasime ka neid nagu 9 aasta siis nagu tagasivaateid ja mida me siis tegime ja kuidas me siis mõtlesime, et see ei olegi nii kaugel. Ja sa ütled jumala õieti, et kui me alustasime, siis mõtlesime ka nagu vinget asja. Vaadates neid kaadreid, siis kuhu me inimesi panime nagu põhimõtteliselt, mis oli hästi naljakas, oli see, et Alakülas hein oli niitmata, seal midagi ei olnud. Rahvas oli seal heina sees ja vaatas nagu väga vinget rallit. Et täna, kuhu me oleme jõudnud, siis on nagu tundmatuseni muutunud. Asjad peavadki loogiliselt niimoodi arenema ja hüpete teemadel, kuidas me siis hüppeid tegime ja tundus ka nagu vinge ja no nüüd sellel aastal, eelmisel aastal te ikkagi lihvisite kõik katsed üle. Ehk seal ei juttu enam mingist ühest väiksest kunstlikust trampliinist, vaid kõik katsed nagu lihviti üle. Asi, millest sa ilmselt 9 aastat tagasi sai osanudki üldse unistada, et selline asi võiks juhtuda. Ja ilmselt, kui me seda teed jätkame, siis 10 aasta pärast me võime rääkida, et äkki meist on saanud nagu teede ehitajad üldse. Aga ma tahan küsida, kuhu edasi üldse võimalik nagu nii-öelda korraldusliku poole pealt minna, et kui me täna teeme see video jääb YouTube'i, 40 aasta pärast siin noored vaatavad, et ohoh, mida need mehed omal ajal rääkisid interneti, siis ralli juttu olid jube ägedad mehed, aga kuhu edasi saab minna selle ralli korraldamisega, mis te praegu olete teinud? Ma arvan, et siin võtmekoht on kogu see toode. Ja sel tootel on nii mitu erinevat tahku ja nii mitmed nagu tasandid, et just milline ta tundub nagu erinevatele nagu sihtrühmadele, sa nimetasid siin nagu noori on ju. Jälle noori ongi erinevaid, nii nagu vanu on ju. Osad tahavad vaadata võib-olla kodus mingit nagu online'ist laivi, ei tule kodust välja. Aga mingid noored võib-olla tahavad hoopis teistpidi nagu jalgrattaga, ma ei tea, matkata, vaadata hoopis nagu niipidi seda asja. Ma arvan, see nagu toote ja teenuse küsimus on hästi olulisel kohal, pluss see emotsioon. Ja mis see ralli pakub on see, et ühtepidi ma ei taha midagi nagu halba öelda, ma ei tea, suusatamise või vehklemise kohta. Et kindlasti on nagu huvitavad spordialad, aga me rallimehed oleme sellest nagu õnnega koos. Et see spordiala oma olemuselt on atraktiivne ja seal juhtub. Ja on suhteliselt ettearvamatu. Nüüd oleks kuritegu mitte seda spordiala edasi arendada, et see on nagu väga pikki, ütleks, et siis aastakümneid olnud üsna nagu ühetaoline. Et mingid spetsialistid, mingid hullud, sellised nagu bensiinimead võtavad mingi kaarti ja jumal teab, siis nagu selle kaardi järgi mingi ajakava on ka, siis nad rodistavad mööda metsasid, räägivad sõpradele, kuidas käisid rallit vaatamas, sõbrad ei saa aru, kuidas see ralli vaatamine käib. No täna tegelikult seda juba täna ei pea
ikka on keeruline, et kui sa ütled inimesele, kes pole kunagi rallil käinud, ütled, et kurat, nagu ralli on jõle äge, et mine vaatama. Siis ei mitte midagi aru. Et just see, kuidas see teenus teha nagu mugavaks, atraktiivseks, arusaadavaks. Sa ise ka tegelikult sellesse panustanud, et oleks erinevatel tasanditel arusaadav. Aga seda on hästi keeruline. See on tegelikult üldse, ongi inimesed, kes on nii-öelda paduralli fännid, kes tahavad ka saada nii-öelda oma kätte. Ja on siis need, kes käivadki ainult Rally Estoniat vaatamas. Ehk näiteks nii. Ehk need paduralli fännid võib-olla tahaksid minna mingitele positsioonidele, nad teavad seal metsa vahel kõiki neid kohti, kuhu minna, neid sinna enam ei lubata, nad on kurjad. Samas tulevad esimest korda need inimesed kohale, need on juba selle peale kurjad, et on ummikud, nad ei oska sellega arvestada. See on tohutult keeruline. Ei, see ongi seal, ega me oleme ka teinud enda arengus nagu palju vigu ja kõik, kes midagi teevad vigu, et sa väga hästi puudutasid siin selliste nagu padufänni vaatamiskohti, et me järgnevatel aastatel peame sinna investeerima. Ei kommunikeeri neid kohti nagu nii tugevalt, aga me peame leidma siis nagu padufännidele ka võimalused vaadata siis sellistes väga unikaalsetes kohtades. See teistpidi vajab nagu raha, vajab nagu keskendumist, vajab ka ettevalmistamist, et võib-olla mõni padufänn tahab olla nagu ma ei tea, põõsastes puukidele ja sääskedele ja kärbestele nagu söömiseks. Nad tahavadki olla. Jah, aga ütleme niimoodi, et tegelikult seda saab ka nagu normaalselt teha, et ei ole nagu liiga keeruline seda võsa sealt maha võtta ja lasta olla seal. Lähed ise kärbsepiitsaga nii? No kärbsepiitsaga võib-olla ei lähe, aga kui sa juba võsa maha võtad ja sinna mingi ligipääsu teed, siis on ka normaalsem. Sest tegelikult, mida nad tahavad näha, nad ei taha olla rahvamassiga koos, nad tahavad näha mingit ülitehnilist kohta. Tihtipeale nad teavad, et seal on nagu midagi ajalooliselt juhtunud, on ju. Ja ajalooliselt juhtub see sellepärast, et on tehniliselt keeruline, on ju. Siis me mingi hetk mõtlesime, et okei, et see ei ole peavoolu suund, me sellega nagu liiga palju ei tegele, sest me teame, et nad niikuinii sinna lähevad. Siis nad tundsid ennast nagu piiratuna. Mahajäetuna, on ju. Et kindlasti on vaja tegeleda selle nagu padufänniga ja pakkuda talle siis nagu hästi erilist emotsiooni. Aga on ka vaja tegeleda selle nagu suure massiga ja nii nagu ma ütlesin siin mingi hetk tagasi, et 50 000 nagu sellel aasta rallil oli kriminaalne, oligi nagu sellest nagu naljaga öeldes kriminaalne, et see teenus, mida me tahtsime pakkuda ja milleks me nagu oma teadmiste ja võimalustega panustasime maksimaalselt, siis selle 20 kilomeetrise raadiusega enam ei tule välja, et neid nagu algseid mängureegleid tuleb muuta. Ilmselt see katsete raadius tuleb tõmmata kuskile 30 kilomeetri peale. Okei. Igal asjal on olemas hinnalipik. Rally Estonia kulutab Eesti mõistes igal aastal ikkagi ogaraid summasid. Kui suur see eelmine aasta oli, kui palju kulus lõpuks? Ligi 2,3 miljonit. 2,3 miljonit ühe nädalavahetuse peale kokkuvõttes. Jah. Uuel aastal on see summa? Oleme prognoosinud sinna 2,5 miljoni juurde. Ehk ta läheb ikkagi natukene step by step kõrgemaks. Ütleme niimoodi, et kui ma ütleks praegult, et järgmisel aastal on eelarve 2 miljonit ja siis ma arutaks, et kuhu me tahame edasi liikuda, et me tahame tegeleda veel siis nagu padufännidega ja tahaks teid ehitada ja et mille pealt siis ei ole võimalik, et kui me areneda tahame, mis eelarve areneb, mida me ei saa ära unustada, on see, et hästi palju on nagu meie teemal ka arutatud nagu vabatahtlikest. Jah, me igal aastal kasutame vabatahtlikke ja see on nagu tänuväärt teema. Aga kuna ralli on nii suure ohuga seotud ja nii suure vastutusega, et kõik ei saa olla vabatahtlikud. Kahjuks ei saa, et me järjest rohkem ikkagi peame inimesi nagu professionaale ja nagu oma ala professionaale kaasama ja kuna see kaasatus on ikkagi nagu nii tõsine, siis me ikkagi räägime nagu professionaalselt inimeste kaasamisest ja ka nagu siis tasustamise osas, et me ei näe, et meie eelarve väheneks, meie eelarve kasvab. Ja jällegi, kui me siin arutleme, et millal see MM siia tuleb, siis ilmselgelt tuleb ainult siis, kui me oleme üks parimaid või parim ralli maailmas. No ta kindlasti ei ole hetkel, kui me võtame MM-etappidest, ta ei ole kindlasti hetkel tagumise otsa oma, ta on ikkagi tugev keskmik juba praegusel hetkel, ma julgen arvata, või vaata, et isegi juba üles poole. Et neid väsimuse märke teatud etappidel, mis on aastast aastasse kalendris olnud, on ju tegelikult näha ka MM-il. Aga see selleks, 2,5 miljonit sellest ikkagi väga suure osa annab ka riik. Taavi Rõivas oli mees, kes kunagi hakkas, nii-öelda ütles jah, oli vist nii. Eks tänaseks Taavi Rõivas
on opositsioonis ja esitab teravaid küsimusi ja saab andekaid vastuseid. Jüri Ratas nüüd jätkab. Kui palju sa vaatad seda või teie tiim vaatab seda, kes on poliitmaastikul tipus? Et selles mõttes nagu, et teil ei ole lihtne ju ka neid asju vaadata, et äkki mingi mees tuleb ja ütleb, et me ei anna. Või on täna ralli Eestis sellises olukorras nagu Leedus korvpall, et see, kes ikkagi ei anna rallile raha, see valimistel kaotab ka teatud osa hääli. Me ei ole kuidagi niimoodi seda lahanud, et me oleme alati uskunud, et me teeme õiget asja. Kõlab hästi. Siis poliitilisele, nagu poliitilist laadi küsimusele kõlab nagu poliitilist laadi vastusena. Aga päriselt oleme uskunud, et teeme õiget asja, ise alati panustanud ja algusest peale võtnud ka appi siis sellised ettevõtted nagu Positium on ju, kus tuleb ka see unikaalsed 52 000 tuleb see statistika kõik. Tuleb statistika Eesti Konjunktuuri Instituudi, kes on siis hinnanud majanduslikku mõju, on olnud aastaid, kus statistika ja majanduslik mõju on olnud palju kehvem, kui me oleme lootnud. Oleme neid andmeid esitanud, küll kerge kurbus hinges, aga sirge seljaga ja oleme alati nagu statistiliselt liikunud loogiliselt edasi. Küsimus on, kas see on kellelegi meeldinud või mitte meeldinud. Ja ma arvan, et praegu me tegelikult maitseme neid vilju. Ehk kui me suudame riiki tutvustada maailmas ja tuua ka selle ralli nädalaga miljoneid eurosid siis majanduslikku mõju, siis ma arvan, et see on nagu loogiline otsus investeerida, mis toodab tagasi kohe, et sa suudad garanteerida, et sa toodad tagasi. Riigi panus on suurusjärk 1 miljon rallile. Ja. Kui nüüd ikkagi on, riik ütleb, keegi tuleb võimule ja ütleb, et lõpetage ära. Me teame, et kõik see saastab, bensud, värgid, kõik, see tänapäeval väga moodi läinud, et jumala pärast, ja ütleb, et me ei anna, mis siis saab? Siis Rally Estoniat ei ole. Ei ole. Et selles ei ole nagu vaidluskohta, et ilma riigi panuseta seda üritust sellisel moel ei ole võimalik teha. Nüüd tekib alati küsimus, et kas te siis väiksemalt ei saa teha? Ikka saame, aga see ei ole meie ambitsioon, et meil... Ei, ma ütlen, sellisel kujul Rally Estoniat siis ei toimu, ei kindlasti. 101% ei toimu. Sellest 2,5 miljonist lõviosa kulub millele? Lõviosa kulub millele? Tahad eelarve ära lahata või? Ei, aga lõviosa. No väga palju ikkagi raha kulub sellel suunal, mis lõpuks toob hästi palju ka tähelepanu. Ehk siis sõitjad. Kõige esimene asi, promootor ja leping promootoriga. Kahjuks on konfidentsiaalne, ma ei saa neid tingimusi avaldada. Laivi tootmine. Eks see on, seletame ära, WRC nii-öelda logo. Ta ei ole ainult logo, siin väga palju aetakse seda segamini, et see on õigus kasutada seda logo, aga sellega tuleb kaasa meil võimalus teha laivi Eestist, võimalus üle maailma seda laivi üle kanda. Nüüd korra teen väikse nagu hüppe veel, mis see meile annab, et kui meil koha peal oli üle 50 000 unikaalse pealtvaataja, siis lubadus selle promotsiooniralliga riigile oli 70 miljonit vaatajat üle maailma, saavutasime 78 miljonit. Et väga palju raha kulub sinna, et üle maailma olla pildis sel Helix Rally Estoniaga ja siis Eesti riigi mõttes nagu Eestit tutvustada. Ja loomulikult ka, et need tehase tiimid siia tuua. Et enne me arvutasime seda, et mis on tiimide aasta eelarve ja kui nad 14 korda käivad kuskil väljas, et jagame siis selle võrdselt laiali, siis meil oli ka see au, et ühe korra nad vähemalt ühe autoga tulid Eestisse. Ehk et tegelikult ka ikkagi väga märkimisväärsed kulutused tiimi poolt. Kuidas just tiimide osas käib? Te maksate tiimidele või te maksate sõitjatele? Sõitjad tulevad ju põhimõtteliselt eelnevatel aastatel. Ma see aasta nüüd ei tea, kohe pärast Keeniat, tulevad oma puhkuselt välja. Nad tegelikult neil lepingus ju kirjas seda ei ole, et nad peaksid seda sõitma. Ja. Te maksate sõitjatele? Pigem räägime seda, et me teeme kokkuleppeid, teeme tiimidega ja siis maksame nende siis mõistlikke kulusid kinni.
et nüüd, kui sa küsid, kus see raha läheb, siis lähebki väga palju sellest läheb kogu selle WRC suunal ja tiimide suunal läheb. Loomulikult läheb ka turvamisse, teedeehitusse ja sadade tuhandete kaupa läheb. Kiirelt läheb. Ja kiirelt läheb ja tundub, et siis nagu 2 või 2,2 või 2,3 või 2,5 miljonit eurot on nagu meeletult suur summa, siis jah, ühtepidi on, teistpidi tehes nagu maailmatasemel üritus, siis kulub kiiresti ja on olnud neid aastaid, kus on olnud nagu korralikult nutt kurgus, et siin ei ole palju vaja mööda panna. Paned 5% paned mööda ja genereerid nagu rõõmsalt siin järgmise aasta valguses üle 100 000 euro miinust, et see ei ole üldse raske, et meil on olnud küll selliseid aastaid. Ja miks sa teed siis seda üldse? Miks ma teen? Võib-olla mõnele tundub, et on rikkaks saada. Võin kinnitada, et ei saa. See ei olegi see eesmärk, et tegelikult on eesmärk hästi lihtne. Kogu meie tiimil on olnud algusest peale eesmärk teha mingit ägedat asja rallimaastikul. Ja võib-olla kui ma endast räägin, ma ei saa teiste eest rääkida, et rallisõitjana ma jõudsin kuhugi. Selle üle võib vaielda, kuhu ma siis jõudsin. Rallisõitjana, kes ei tea, Urmo Aava jõudis siis WRC-s Citrooni meeskonda välja põhimõtteliselt. Ja Kreeka ralli 4. koht MM-etapil on su parim tulemus. Poodiumile ei saanud 2 kiiruskatsevõitu, tuli sealt Kreeka rallilt. Ja vahetasin refi ka, et jube kahju, tegelikult Kreeka rallist on kahju. Siiamaani on kahju. Mul on jube kade meel. See hüpp on nagu kuskil teisel. Jube kade meel on, et Kuldar Sikul kurat on ikkagi nagu Otiga on siuke WRC nagu siis poodiumil käimise karikas olemas. Mul ei ole. Ja see ei olnud kaugele? Ei olnud kaugele, aga nagu ei saanud seda. Aga tagasi siis vastuse juurde, siis ma näen seda, et meie tiimiga, mul ka, on võimalus teha siin ajalugu. Ja reaalne võimalus on teha maailma parimat rallit Eestis ja teha selline ajalooline trikk ära, et tuua MM-sari Eestisse. Kui paljudel inimestel niisugust võimalust on? Ei ole. Paljudel kindlasti ei ole ja sa oled ikkagi, ütleme nii, et pool maad on juba käidud ja imelik oleks ka pooleli jääda. Kui palju siis see hinnalipik muutub, kui tulebki MM? Me ei räägi enam 2,5 miljonist. No me oleme sellest koostöö riigiga ja siis ka erasektori toetajatega on väga hea ja pikalt on olnud ka nagu laual just see sama küsimus, mida sa küsisid, et nagu partnerite poole pealt, riigi poole pealt, et kui meile peaks tekkima see võimalus, mis summadest me räägime, me oleme teinud siis sellise prognooseelarve kuni aastani 2023 ja oleme eelarvet prognoosinud sinna 4,5–4,7 miljoni juurde. See siis, kui on MM-etapp. Päris uhked summad, kriitikud. Ma olen ise kuulnud ralliringkondades inimesi metsa vahel rääkimas, et tohutu raha põletamine pigem oleks mõistlik arendada selle raha eest noori. Inimesed räägivad sellist juttu, andmata endale aru, et seda raha tegelikult ju, kui seda rallit ei oleks ka noortele anda. Seda raha ei ole ju lihtsalt, et noori me ei saa, selle rahaga ei saa noori arendada. See on väga kiiresti, väga õieti aru saanud. Küsimus on see, et raha on juurde vaja. Ja ilmselgelt tuleb noortesse panna raha. Me ka iga aasta natukene noortesse investeerime ralli poole pealt ja Eesti Autospordiliidu poole pealt. Aga siin on vaja ikkagi nagu tegelikult väga selgelt tempot tõsta ja mitte paar korda, vaid 10 kordi. Ja ma arvan, et nii nagu sa ütlesid, et ralli on nagu muutunud rahvusspordiks, et meil on olemas maailmameistrid, meil on olemas endal tippralli, et kindlasti on see koht, kus nüüd tuleks nii siis, tuleks on vale sõna, aga ma arvan, et see oleks mõistlik riigi poolt investeeringuid suurendada ja just noortesse suunata läbi siis näiteks olümpiakomitee. Sest ma tean, et neil on erinevad projektid ja mõtted on paigas, mis on väga tänuväärt, erasektori toetust sinna suunata ja kindlasti on ka rallifänne sellised nagu eraisikuid, kes oma võib-olla siis mingist aastateenistusest oleks nõus investeerima. Aga
aga see investeerimine peab olema hästi tark ja kui me nüüd vaatame ajalooliselt, siis on palju eestlasi, kes on üritanud nagu maailma tippu kuidagi trügida. Trügimine võib-olla on nagu siuke solvav sõna. Ikkagi on tahtnud saada. Aga ma räägin siis nagu enda võtmes, ma ei solva mitte kedagi. No ütleme, ma ütlen kiiresti vahele, Urmo teekond, et ta saaks WRC autosse lõpuks istuda, kõikide läbi nende juuniorite ja teemade ja värkide, sa kunagi arvutasid selle kokku, see oli üle krooni ajal, see oli siis 25 miljonit krooni. No siis sa mäletad mingid vahepealsed summad, 4 miljonit natuke peale kulutasin ära. Eurot. Eurot. Just, aga ma räägin, see läks juba nii-öelda siis, kui sealt edasi, kui sa WRC-sse juba said. Ehk sinna, et sa WRC-sse jõuaksid, läks 25 miljonit krooni, see on põhimõtteliselt selline 1,5 miljonit, natukene rohkem eurot tänases fääringus. See oli 2000. aastate alguses. Sa käisid, korjasid selle raha Eestist kokku tol ajal. Siis oli Marko Märtin nii-öelda lipulaev ees ja seda raha nagu anti. Mul on millegi pärast tunne, et täna on sellist raha nagu veel keerulisem ühel noore kätte kokku saada, üksinda, käia ukse taga. Ja seal ongi nagu küsimus, et isegi ilmselt ma olen nagu teada tuntud nagu raha küsija. Et see ajalugu ka näitab, et raha küsimine tuleb nagu välja. Ja ilmselt siis nagu mitte ennast kiites, aga jutt on nagu mingi koha pealt loogiline. Ta on antud raha ja ma olen selle üle loomulikult ääretult tänulik. Ja me ei tea ju tegelikult ka see minu nagu karjäär ju oli millegi pärast oluline, et teha seda võistlust võib-olla siis. Nüüd tulles tagasi nende noorte juurde, siis mida ma öelda tahan on see, et kui ma vaatan ka oma karjäärile tagasi, siis tegelikult tollel hetkel, kui ma lõpetasin eelmise majanduskriisi ajal, oleks täiesti vabalt võinud sõita nagu maailma tipus edasi, sellepärast, et kindlasti ma ei kuulunud nende sõitjate hulka, kes olid meeletult nagu andekad, aga et MM-il tulla poodiumile süstemaatiliselt võib, mingi andekus peab olema, aga võib olla ka nagu väga palju tulnud nagu tööga ja see oli üldse halb, et kui me nagu täna vaatame, siis võtame siis soomlaste näitel, neil kogu aeg on 4 venda seal. Okei, riik on suurem, aga kindlasti, tulles tagasi selle noorte teema juurde, et täna on see hetk, võib-olla nagu väga õige hetk, kus eestlased võiksid panna nagu seljad kokku. Nagu meil on nagu teatav võimekus kaasata raha, erinevatel nagu siis riigi institutsioonides on inimesed, kes saavad sellest nagu tegelikult väga hästi aru. Ralliringkondades on väga palju nagu mõjuvõimsaid ettevõtjaid. Mis on veel oluline, on see, et raha ilma teadmisteta on tihtipeale nagu päris väärtusetu ei ole. Ta ei anna neid tulemusi. Kui me nüüd ajalooliselt vaatame, kuhu ma jõuda tahan, on Eestis on üks mees, kes on tõestanud, et ta suudab 2 korda teha nagu mingit asja. See on Marko Märtin, mitte üldse nagu Ott Tänakut ja Martin Järveojat siin kuidagi alavääristada. Nad ikkagi esimesed nagu Eesti autoralli maailmameistrid, väga kõva sõna. Aga Marko on olnud nagu läbi aastate siis see... No ilma Markota ei oleks maailmameister Ott ja Martin praegu. Jah, kindlasti. Ei oleks, see on selge. Ja Marko nüüd näitas kunagi siis, kui tema läks, näitas üldse kõigile, et see on võimalik. Sest kõik tollel hetkel rääkisid, mis rolliks olete läinud peast, see ei ole võimalik. Ei saa, ärge üldse üritagi. Mees läks, tegi, näitas. No nüüd on samm veel kaugemale astutud. Ja nüüd näitas, et ta suudab seda nagu õigete sammudega. Loomulikult seal oli õnne, sattus väga nagu andeka saarlase otsa ja lõpuks ikkagi tiimitöö oli see. Ja seal tiimis on palju inimesi olnud nagu läbi aastate ja see on nagu ühiselt tehtud. Aga see tiim näitas, et nad suudavad teist korda veel teha. Ja müüt ülikiiretest soomlastest, kes ongi head rallisõitjad, selles mõttes natukene on pulunenud, et nüüd on ka tegelikult Eestis ja me teame ju, et meil on ju vendi, sinul jäi nii-öelda pooleli. Võtame selle sama Rainer Ausi, kes tuli, näitas oma R5-ga esimest korda sõites tegelikult ju müstilist kiirust. Ta ei jääks seal hätta. Karl Kruda, meie ühine sõber, kui ta oleks saanud samamoodi piire kombata ja kõiki asju teha. Huttunen sai selle Hyundai asja kätte, tema ei saanud. Et tegelikult meil on ju vennad olemas. Okei, ütleme, et Aus ja Kruda on tänaseks nii-öelda selles mõttes sulanud lumi, on vanad mehed juba. Nüüd on meil, ütleme mõne noore nime välja ka või? Ma ütleks niimoodi, et ärme ütle, et nagu Karl on nagu sulanud lumi. Et tegelikult
küsimus on, et kui nagu kiirelt liigutada ja jällegi, mida me tahame. Jah, ütleme niimoodi, et kui me nagu paneme oma nagu fookus ainult see, et üliandekat talenti, nagu otsime ainult maailmameistrit, siis me võime vaielda selle üle, et kas on Sulandumi, ei ole Sulandumi, jah, natuke liiga vana. Aga midagi ei ole teha. Ma alati hoian Karlile põhjalt, mul ei ole küsimust ka sellega, aga see, kui Karl tuleks sarja tagasi, see oleks veel suurem muinasjutt, mulle tundub, kui oli see, mis Otiga juhtus. Et me ei tohiks, me peaksimegi arutama, istuma maha, tegema strateegia ja mina ei ütle seda, et mina täna tean või sina tead. Meil on vähemalt on väga tore, et me seda asja arutame. Et ärme nagu neid mehi maha kanna. Nagu see, kuhu ma jõuda tahan, on see, et me võiksime võtta, peame vale sõna, võiksime võtta sellise fookuse, kuidas saada sõitjaid siis süstemaatiliselt, loogilise plaaniga JVRC-sse, WRC2, ärme hakka rääkima sellest WRC nagu 2 Prost ja see on nagu minu jaoks on see nagu õudne müra, räägime R5 autodest, räägime WRC2-st, süstemaatiliselt sinna sõitma ja lõpuks nagu pikk eesmärk, kuidas meil top 10-s, nagu siis WRC-ga, kuidas meil seal oleks süstemaatiliselt eestlased. Ärme isegi räägi nagu arvudest. Hea oleks, kui 2 eestlast, see oleks nagu unelm, aga madalamates sarjades ka, et tuleks peale loogiliselt. Et kuidas me süsteemina looksime sellise tausta, et kogu aeg toota peale, mida soomlased on teinud tegelikult, julgen öelda, 50 aastat, 60 aastat. Täna on raud nii luline selle koha pealt, et täna seda maha magada, seda hetke, see oleks ikkagi, kui me ütleme, põhimõtteliselt ütleme Eesti korvpalli näitel tuues, kui tuldi liidu meistriks 91, pärast seda 15 aastat, konkreetselt lihtsalt pikutati saunalaval ja viheldi 11 ja öeldi, kui kõvad kossumehed me oleme. Kui me täna näiteks samamoodi ralliga teeme, et me jätame selle tulise raua peksmata, siis 10-15 aasta pärast võib olla jube kahju tegelikult. Ja, enne ma kasutasin niisugust sõna nagu kuritegu. Ja see oleks küll kuritegu. Ehk et räägi nendest plaanidest, on juba keegi istunud maha, on juba räägitud teemat, kellelegi helistatud, midagi tehtud? Neid plaane on tegelikult pikalt räägitud, et peaks tegema, oleks, vaataks ja ka erinevad ringkonnad on teinud. Ja ma arvan, et nagu murekoht ongi vedajat siis... ei ole? Ei oska öelda, vedajaid on olnud, aga ei ole selgasid kokku pandud ja ei saa ka nagu kritiseerida, et ma arvan, et hästi olulisel kohal tänasel hetkel on siin ma ütleks niimoodi, et Marko, Ott ja ka Martin. Et just see, et meil nagu noortes tiimides ka autos võiks olla ikkagi 2 noort Eesti meest või siis ma ei tea naist. Et miks ka nagu ma Martinist räägin, et nagu see kaardi lugemise pool ei oleks alahinnatud. Ei, kindlasti mitte. Ja ma arvan, et nende 3 mehe ümber ja lõpuks ikkagi nagu täna Ott ja Martin on aktiivsed sportlased, et siia ja sinna ei saa liiga palju seda survet panna. Nüüd ma ei taha ka Markole panna liiga palju survet. Aga ma arvan, et see asi ikkagi nagu suuresti saab olla nagu Marko Märtini ümber. Aga mäletad, ta korra üritas? Ta on üritanud tegelikult, ta isegi ei ole üritanud, ta on teinud oma tiimiga, et kes mäletab, siis 2000 aastate nagu alguses ja keskpaigas ikkagi ta vedas nagu siis Juss Rodeniga koos seda Subarutega siis sellist talendisarja. Just viimastel aastatel, võib-olla ta ei olnud nagu sellistes värvides, on ka Ott nagu tegelikult väga paljuski tulnud. Sealt on tulnud Martin Rauamid ja Rainer Rausid ja väga palju Egon Kaur sõitis seal, et nagu ikkagi nagu väga suure panuse andnud. Et kuidas seda nüüd teha, siis me oleme Markoga arutlenud ja nii ei saa enam teha, tuleb teha teistmoodi, aga ilmselgelt on praegult on vaja tegema hetkus teha. Ja kindlasti on hetkus teha. Ja sellepärast on ka võib-olla natukene tunda, mulle tundub, võib-olla ma teen jälle liiga sealt põhjakaldalt, et see sama üks legendaarsem rallimanageri üldse, Timo Jouhki, kuidagi nagu natuke närvilisi signaale annab ja kukub õpetama, kuidas Eestis peaks läbirääkimisi tegema ja nii edasi, et see jättis natukene sellise naljaka mulje.
jah, ma kuidagi ei taha siin mingit intriigi nagu punuda, aga noh, ilmselgelt meie enda ralliga oleme selgelt öelnud, et me ei konkureeri Soome MM-ralliga. Ja noh, ma arvan, et see ei ole ka mõeldav, et me Soome MM-ralli asemele tuleme. Aga ka nagu selles vallas on tunda nagu siukest nagu pusimist, mitte meie poole pealt, aga ei ole see enam niisugune nagu avatud. Nüüd Oti ja Martini tulekuga maailmameistriteks, noh, ilmselgelt on... Olete läinud ikkagi teiste mängumaale, kus on inimesed harjunud, nad on harjunud olema seal ikkagi tegelikult ju A ja O. Ja ma arvan, et siin ongi küsimus, et kes on millegiga harjunud ja aastakümneid on olnud mingi asi tal iseenesest mõistetav ja siis tuleb keegi, kelle jaoks ei ole see iseenesest mõistetav, siis ta on teravam. Ja siis, kui see keegi, kellel on iseenesest mõistetav see olnud, saab aru, et oot, et siit hakkab veel kuskilt midagi idanema, siis see on nagu loomulik inimlik reaktsioon, et see tekitab hirmu. Iseenesest mõistetav meile justkui nagu tundub, et ka Shelly Helix Rally Estonial peaksid kogu aeg maailma tipud juba sõitma. Nagu sa ütlesid, sa said sammu tagasi teha ei saa, järgmine aasta on siis tulemas taas kõik tehase tiimid. See hetk, kui me siin praegu räägime seda juttu, me ei tea, kas WRC sarjas Citroen jätkab või ei jätka. Pigem me ütleme, meie hetkel ütleme, et ei jätka, me oleme sellises ajahetkes lihtsalt. Võib-olla tunni aja pärast on uudised teised. Aga see selleks. On sul kellegiga nüüd uueks aastaks juba käed löödud? Või kuidas ma proovin selle niimoodi vastata, et see on vastus on loogiline. Kuna me ei ole MM-sarjas, siis me ei saa garanteerida. Me ei saa käskida kellelgi tulla. Me saame luua kõik võimalused, et see tulemine oleks loogiline. Aga see WRC logo kasutamine siis promootorile endale juba ka mingit kohustust peale ei pane. See kõik jääb ikkagi teile? Ei jää, aga noh, kuna see leping on konfidentsiaalne, siis ma ei saa seda lahata. Need riskid on jaotatud nii nagu tegevuste kui finantsi poole pealt. Aga nii kaua, kui me ei ole MM-etapp, me ei saa käskida. Ehk täiesti eluliselt usutav on see, et mingil hetkel ei ole kõik tiimid siin. Sellepärast, et millegi pärast näiteks kellelgi ei sobi või see rahaline panus ei ole piisav või kalendrid mõttes ei ole see nagu tehtav. Et see võib juhtuda ja nii nagu ma olen öelnud siis peale 2018 aasta rallit ja peale 2019 aasta rallit, et see, mis me korda saatsime, noh, seda ei tasu võtta iseenesest mõistetav, et nüüd hakkabki nii olema, kogu aeg ongi nii kõva. Et tegelikult see tase, mille me panime eelmine aasta 2019 aastal. Seda ma tahan küsida, kuhu seda ei ole lihtne järgi teha. Kui me teeme selle järgi, on juba kõva sõna. Ma saan aru, et rallifännid on juba nagu selle jutu peal on pettunud, et mis mõttes, et ei nagu ei panegi paremaks. Et kindlasti mingites kohtades paneme paremaks, võib-olla paneme sõitjate tasemega ka paremaks, aga täna ma ei saa seda garanteerida. Aga sul ei ole täna mitte ühtegi jah-sõna, sa pole kellegiga veel nii-öelda tegelikult sellel teemal rääkinud? On jah-sõnasid. On? Jah. Nii. Aga ma ei saa seda öelda ja ei ütle ka. Ehk tehase tiimide poolt on? Jah. Kas Oti minek Hyundaisse, kas sinu tööd kuidagi muutis, kogu see üleminek, mis see toimus ja nii edasi, kas sind vaadatakse kuskil tiimis, nüüd avasüli võetakse vastu kuskil tiimis ja ei tehta seda? Ma vastaks sellele niimoodi. Rallifännina ma olen kurb. Sellepärast, et oletame, et Citroen jääb ja Citroenis jäävad asjad nii, nagu nad on, siis Toyota saatub natuke halba seisu. Nüüd teistpidi, kõik, kes teavad, et minu sportlaskarjääri ajal viimasel 4 aastal minu manager oli Alain Benas, kes on täna siis Adama järgi teine tegija Hyundais. See kindlasti nagu see suhtlust lihtsustab, aga jällegi midagi ei garanteeri. Et ma arvan, et nagu meie vaatevinklist oleks võib-olla lihtsam olnud, kui Ott ja Martin oleks jäänud Toyotasse. Sest nüüd on nagu Hyundai mõttes on nagu liiga palju kaarte on ühes pakis. Et aga tegelikult on ju see nii. Ma räägin selle stsenaariumi ette. Kuna Adamo on nii võiduhimuline mees ja teeb nii-öelda reklaamit oma rallit Soome ralli Eesti rallina, siis Hyundai toob mõlemad, nii Oti kui Thierry siia. No, kui ta ei too, siis Thierry hakkab ju rääkima, et mis värk see nüüd on, miks mina ei saa, et Ott saab testida ja mina ei saa.
isegi ütleks niimoodi, et ei tahaks sellist stsenaariumit, sellepärast et me oleme andnud teatavad lubadused ja seega meie kontseptsioon, siis WRC promotsiooniralli on ikkagi nagu siis lepingus on teataval moel kirjeldatud see formaat. Et kui hakkab nüüd juhtuma see, mida sa praegu kirjeldasid, siis me nagu siis lühiperspektiivis jah, anname sellise boost'i kiirenduse, aga pikas perspektiivis saeme seda oksa, mille peal me istume. Ehk FIA-l ja ka teiste ralli korraldajatel ei ole liiga keeruline teha seda otsust, et lõpetada ära see WRC promotsiooni ralli kontseptsioon, sellepärast et see nõrgendab WRC sarja. Et mis mõttes, et nüüd üks ralli muutub väga, siis WRC ralli, et siis me loome mingit paralleeluniversumi. Et see ei ole... Kui see nii on, siis ma ei saa vastu midagi teha, et ega ma ei hakka lõpuks, kui me vaatame, kuidas nagu siis rallimaailmas otsused juhtuvad, FIA-s ikkagi nagu väga tugev sõnaõigus on siis tootjatiimidel. Me oleme võtnud otsuse, et kindlasti meie koostööpartnerid on promootor, tootjatiimid, tootjad, ka FIA, Eesti riik on ju, siis me nagu tootjate vastu ei lähe ja ei ütle, et ei, mis te siin sõbrad, et arvate, et nagu tulete kahe sõitjaga, nagu kahe tipuga ei tule. Me ei saa sinna nagu vastu väga midagi öelda. See ei ole hea signaal. Eelmisel aastal tehti teedega kõvasti tööd, me kõik teame, kuidas lihviti trampliine ja värke. Ja juhtus ka palju, nagu sa ütlesid, rallis juhtub. Ja juhtus see, et promotsioonirallil ehk tegelikult rallil, kus mingit punkte ei jagata, Elvin Evans sai pealt näha üsna süütus olukorras, aga ikkagi suure hüppega vigastada ja jättis vahele MM-sarjas paar rallit. See kõlab nagu, mis siis ikka spordis juhtub, aga tegelikult oli see ikkagi mingis mõttes ikka väga suur draama. Jaa, kui ma seda kuulsin, ma teadsin, et sai mingi vigastus ja kui ma kuulsin, et see on nagu väga tõsine, see oli ka kohe kõne oli Rits Millenerile. Sinu poolt või temalt? Minu poolt. Ega mul ei olnud, see oli siukene, ikkagi pulss oli väga kõrge, sest ma ei teadnud, mis vastus sealt tuleb. Aga õnneks sealt tuli see vastus, et nad olid väga täpselt analüüsinud, vaadanud videosid ja Elfin tuli sinna hüppele vale trajektooriga, kukkus siis niimoodi, maandus siis niimoodi, et auto põhjaga vastu maad, sellepärast et vasakpoolsed rattad maandusid kraavi. Ehk tema poolel autol siis puudus vedrustus. Ja tänu sellele, et istmed kõik on nii jäigalt paigaldatud, läbi siis nende jäikade kinnituste, läbi tegelikult nagu WRC autodes on ka väga jäigad istmed, tuli siis selgroogu väga konkreetne tugev otselöök, mis siis tekitas selle vigastuse. Ja Rits ütles, et ära muretse, et nad on seda analüüsinud ja nad teavad, et selle sõitja trajektoori vigasta võib igal pool juhtuda. Siis mul pulss langes, aga loomulikult see, mida sa räägid, et see vari ikkagi jääb. Fakt on see Helix Rally Estonial, Elfin Evans vigastas. See on fakt. Just. Ja MM-sari jäi põhimõtteliselt pooleli. MM-sari jäi pooleli. Tegelikult see aasta läks tuksi. Et see on alati on nagu nii ja naa, et me kindlasti ei taha, et meie rallil sellised asjad juhtuvad. Nüüd kuulates sõitjate tagasiside, siis kindlasti need suured hüpped, mida me vajasime Soome ralli ettevalmistuseks, need on olemas. 2020 teede ettevalmistus, ka nüüd võttes sõitjate tagasiside, siis liigume kitsamate, aeglasemate teede poole, just hästi keeruliste pikkade trampliinide, keeruliste kurvide, erinevate negatiivsete, positiivsete kallete leidmise poole. Nii et kiiruskatset tehakse kõik ümber või? Me tee kõik ümber, me oleme leidnud kuskil 30 kilomeetrit uut trassi, aga mida see tähendab nüüd, et saada kiirus maha, saada nagu teelaius õigeks, saada see proofil õigeks, siis sellised teed on täna kahjuks siis teed, mida kohalikud kasutavad metsa nagu väljaveoks oma taludesse. Seda veetakse palju. Seda veetakse palju, aga tähendab meile seda, et mitte seal me ei räägi enam nagu pinnase kihi parendamisest, me ei räägi trampliinide modifitseerimisest, me räägime nullist tee ehitamisest. Ehk me peame ilmselt siis, me täna kõike seda analüüsime, räägime siis
meil on erinevat liiki teeomanikud, on Eesti riik, kohalikud omavalitsused, eraomanikud, RMK ja kui nüüd tee läbib siis mingisugust ala, siis tihtipeale on seal kõik need 4 juhtu on esindatud. Ehk ennem kui me ehitame saame hakata, et meil peavad olema kooskõlastused kõigiga, me täna sellega tegeleme. Ja kui me need kooskõlastused saame, siis see on see fookus, kuhu me 2020 raha investeerime, et just selliseid väiksemaid teid, mis on tehniliselt hästi keerulised, et tuua siis selliseid katseid just selle Helix Rally Estoniale juurde ja see toetab seda Soome kontseptsiooni, et kui me nagu käisime siis sellel aastal peale Soome MM-rallit kõikidelt tiimidelt tagasisidet küsimas, siis mis oli naljakas, oli see, et Citroenist tuli selline tagasiside, et jah, et nagu sellega panime mööda, et Soomes ei ole nii palju hüppeid. Et nagu olime natukene liiga uljad. Liiga nagu hulluks läinud, et ja sealt oligi, et pigem võib-olla mingites oleks vaja siis nagu kõvemat pinnast veel, et pinnasega peame tegema ja pigem selliseid tehnilisi väiksemaid nagu lõike juurde. Ja isegi vahest ütlesid, et tahaks, et oleks teed rohkem roopas. No või hakkad peale. No, Alaküla ikkagi jääb. Ja kindlasti jääb, et me muudame, aga sellised legendaarsed katsed jäävad. Alakülaga tahaks natukene tööd teha. Sellist tehnilist poolt sinna juurde tuua. Ei ole praegult liiga palju häid mõtteid. Aga ma arvan, et me mõtleme midagi välja. Eelmisel aastal selle ralli üks selliseid tegelikult ka ägedaid leide oli nullauto ja Benedictas Vanagas. See, kuidas ta nagu tuli sinna rallile ja ma saan aru, et mulle tundus, et ta nagu ikkagi ise ehmatas ka ära, et mis ta roll tegelikult on või jättis mulje, et ta läks nagu kogu aeg ainult paremaks. Ja see, mida ta korraldas nullautoga, no ma arvan, see on täpselt selline asi, mis nii-öelda sellele esimest korda rallile tulevale inimesele, ma usun, jääb rohkem meelde kui isegi midagi muud. Kas Vanagasest nii-öelda nullautot paremaks panna on veel võimalik või ei ole? See on hästi kihvt küsimus, mida sa nagu küsid ja siis ma tahaks nagu vastata nagu erinevatel tasanditel sellele, et see, meil on Benedictasega olnud hästi pikk koostöö. Alati on jäänud rahule ja nüüd et see üldse sellel aastal juhtus, siin on nagu väga palju, selles on nagu heas mõttes süüdi Toyota Baltic. Toyota, jah, nii. Ja Toyota Baltic, et nemad tahtsid teda tuua sellise nagu Oti ja Martini kõrvale. See oligi nende idee siis või? See oli nende idee, et tooks ikkagi Benedictase selle nagu Toyota Hiluxi ja siis selle Dakari autoga, et see on nagu niivõrd vinge ja kuna nad on näinud, kui hästi see toode, räägime Vanagasest kui tootest Leedu turul, nad on kõvasti uurinud seda ja siis sellised sõltumatud ikkagi nagu maailmatasemel uurimisettevõtted on jõudnud Leedu turul siis sellise tulemuseni. Presidendi järgi Benedictas Vanagas on nagu siis mõjuvõimult teine mees. Ehk ta on suutnud ennast nii hästi Leedu turul müüa. Leedu turul, kus peale korvpallurite kedagi ei olegi? Noh, ma ei oska öelda, et sina nagu kui korvpallifännina kindlasti tahaksid öelda, et kurat, näidake mulle seda. Kui sa mulle tähele pannud, mulle meeldib ralli ka. Ja, ma tean. Nii, ja nüüd, mida tahaks öelda, oli see, et ilmselt nagu Vanagas nagu teades nagu selle Helix Rally Estonialt mõtlesin, et tore, tulen. Tuli võib-olla alguses, kuna nagu spordi tegemist ei olnud plaanis, tuli siukse nagu kergelt nagu lõdva randmega, mõtlesin, et sõidan, teen pulli natuke. Aga ma arvan, et siis katselt ta nägi, kui hästi see auto sobib hüppamiseks ja siis nagu sinagi ütled, et hakkas järjest rohkem hüppama. Ja mis oli äge, et ma hakkasin juba nagu ralli ajal saama kõnesid, ossa kurat, see on ikka nagu äge värk, et see on kihvt asi, et selle tõitena. Ja tegelikult Vanagasega oleme ka juba rääkinud 2020 aastast, tahaks tulla väga tagasi ja mis on äge, et tundus, et talle endale ka meeldis ja teema tuntus Eesti turul kui toode kasvas meeletult. Nüüd, kuhu ma tahaks jõuda, on see, et see on nagu pull, et kuidas üks mees, kes on tegelikult minust natuke vanem, suudab ennast Leedu turul müüa niivõrd hästi. Leedu turg on küll suurem turg kui Eesti turg. Suudab sõita rallit, suudab sõita tipptasemel Dakari. Me räägime siin ikkagi eelarvest 1 miljon ja pluss. Nii.
et see on nüüd, miks ma sellest räägin, see on õppetund või nagu selline mõttekoht Eesti noortele rallisportlastele, mootorisportlastele, et atraktiivsel alal nagu mootorisport, kui sa seda asja hästi teed, suudad esineda, suudad kõneleda, suudad ennast müüa nagu hästi õieti, siis kuhu on võimalik jõuda. Ja mitte ainult Leedu turul, tuli siia, hüppas vingelt, auto tegi vinget häält. Ja rahvas hakkas armastama seda. Sellest asjast peab sellest peab nagu välja nägema see, et inimesele endale ka jubedalt meeldib. Et ta teeb nagu ägedat asja, mitte sunnitööd, nagu iga asjaga tegelikult. Ja see tegelikult see ansambel läks jube hästi kokku. Nii et Benediktase koha pealt sa võid öelda, et taga on räägitud ja ta tuleb ka sama autoga. No me tahaks seal natukene tegelikult mõtleme, prooviks keerata seal vähe nagu vinti peale, eks me peame olema nagu ettevaatlikud, et nii kaua, kui ta sõidab ikkagi nagu nulli, siis väga hulluks ei saa minna. Selge see, absoluutselt. Äkki, mõtleme, äkki paneks ikka numbrit sõitma. Sama autoga? No. Aga kas ta kuidagi läheb, kas ta mingi klassijama ei teki või? Kuna me oleme WRC promotsiooniralli ja me oleme siis Eesti meistrivõistluste etapp, Läti meistrivõistluste etapp, siis oleme Baltic Rally Trophy. Kuna meil käed liiga seotud ei ole, siis kõige halvemal juhul siis me loome talle klassi. Ega sa kogemata ei vaadanud eelmine aastada aegu, et ma arvan, et see väga piinlik ei olnud. Ja ma arvan, et see oli üldse piinlik ja kui me räägime nagu klassi loomisest, et kunagi seda üldse hakkasime arutama, kes siin klassi saab üldse luua, mina võin siin jutustada, ralli direktor nagu mina, siis ralli mõttes tehniliselt on maskott. Minul ei ole nagu jõudu siis ralli tehniliste reeglite poole pealt, sealt tuleb rääkida Silver Kütiga. Silveriga ma olen nagu mitu aastat seda rääkinud ja ta tegelikult on murdunud ja ta on nõus, et see on koht, millesse tasuks enda aega ja ka raha natukene investeerida. Miks see nii keeruline? No tegelikult nagu traditsioonilisel rallil Eestis nagu ei ole klassi, aga see ei ole nagu liiga keeruline jah, et nagu see ei ole mingi ületamatu raskus ja äkki neid autosid võiks natuke rohkem olla, sellepärast et nad on vinged, nad on hüppamiseks loodud, hüppeid me oleme teinud, nad teevad meeletult kõva häält ja rahval lähevad peale. Ja kõige lähemad kohad, kus neid autosid tuua, Leedus ülimalt populaarne, Poolas kogu see Dakari värk ülimalt populaarne, Lätis ka kogu populaarsust. Et tulebki klassi, meil on äkki 5 autot sellist peal, juba järgmisel aastal. Ei luba, äkki siis parem, nagu ma ütlesin, et keeraks natuke paremaks 2. 2? No äkki. Järgmine aasta äkki? No äkki jah, 3 võib-olla. Midagi saime teada ka siin saates. Päris äge. Kui Silveril on keskekriis, nagu ta ise ütles mulle Saaremaal, et läks rallit sõitma, sa ise ei lähe enam kunagi sõitma, mitte kunagi? Naine, ütleme niimoodi, motiveerib, et võiks sõita. Siis mul tuttavad motiveerivad, töökaaslased. See Silveri auto, ma saan aru, et Silveril läks keskekriis mööda. See vist, ma nägin, et auto 24 oli see müügis see auto. Aga pole minu asi, aga ma natukene siin nagu siis räägin nagu sõbra asju. Ostis uue auto. Veel parema? R2. Ta ei tulnud nagu lõpuni Saaremaal selle risuga ja nüüd pani selle müüki. Et vaata, nii kui ralli sõitmine alati algab, siis tahaks ikkagi leiutada jalgratast. Ja siis see nagu nii-öelda jalgratta leiutamine hakkab sellest, et nagu prooviks odavalt alguses, jube odavalt, ostaks mingisuguse Honda, nagu ise ehitaks, mitte me ütle, et Honda halb auto on, Honda Civic on nagu Eesti tingimustes väga hea, küsimus, mismoodi see tehnika on kokku pandud. Silveri auto kindlasti on nagu Eesti mõistes nagu hea auto, kindlasti soovitan selle ära osta, selle hinnaga nagu on. Aga nüüd, et teades nagu Silveri tausta, ta on ikkagi sõitnud maailmameistrivõistlusi, teades tema ambitsiooni, ta tahaks ka olla tegelikult sõitjana nagu meeletult andekas. Ta on sealt kõrvalt istmelt neid oma sõitjaid alati õpetanud, vahest on isegi kurb. Ühesõnaga, see ei olnudki mingisugune ühekordne projekt, Saaremaal peale tuli, ta tahabki sõita rallit nüüd. Tundub, et tahab sõita rallit, kui palju, võib-olla ta ei saa sõita tervet nagu sarja kaasa, aga mis nüüd juhtus on see, et ta sai üsna kiiresti aru, et selleks, et see, mis on tema soovid ja nagu ka kohalootus rallil, siis tegelikult peaks võtma professionaalse R2 auto. Ehk see auto jäi kohe lahjaks ta jaoks? Silver on nagu ka teada tuntud nagu päris niisugune nagu karmi käega vendega, ta nagu autot väga ei hellita, et
et selleks, et see Silveri valule vastu peaks, siis on vaja professionaalset autot. Nii, Tarmo Hõbe, sinu üks tiimiliige, ma olen ka näinud kuskil mingid pilte, kas ma ei tea, kas ta sõitis ise rahva... Sõitis, mina istusin kõrval. Sina istusid kõrval, just. Pidi alguses Kuldar Sikk tulema kõrvale, aga Kuldaril midagi juhtus seal ja siis kuidagi sattusin mina sinna kõrvale ja siis me Tarmoga sõitsime. Aga ma ütleks niimoodi, et nagu see oli sünnipäeva kingitus talle. Mul asjad tulevad paremini välja. Ei, ma ei ütle niimoodi. Natukene võib-olla ülekohtusena Tarmoga panime selle nagu treeninggraafiku liiga väiksesse nagu ajakanalisse. Ja tundub ju, et kes autoga oskab sõita, et siis nagu teeme kiiresti rallisõitjaks. Tarmoga tegime 2 treeningut, ega 2 treeninguga ikka nagu rallisõitjaks ei tee. Ma arvan, et Tarmo ikkagi väärib ka 2., 3., 4. ja 5. võib-olla siis võimalust sõita. Väga tahab, aga ma arvan, et ta natukene on nagu ehmatunud sellest nagu esimesest nagu võistlusest, et see ei olnud võib-olla päris see, mida ta lootis. Et Tarmole soovitus sõitku rahvarallit, vaikselt hakaku sõitma ja sealt siis ka sportrallisse. No maratonid jookseb igal juhul aegade lõpuni kiiremini kui sina. Millal sina teed siis oma ralli comebacki? On küsitud, et millal ma teen. Nagu minu jaoks on nagu, ma olen nagu vastanud siis, ma ei tea, kas naljaga või päriselt, et kas olen rikkaks saanud või olen lolliks läinud. Et siis... No kogu selle tänase jutu kokkuvõttes me võime öelda, et me peame ootama seda teist tulemust. Et lolliks läinud, just jah. Aga ma olen 40, ega siin võib lolliks küll minna. Aga sa ei taha ju ka minna mingisuguse... Mul on nagu päris nagu selge nagu plaan, missuguse autoga ma tahaks sõita. No ütle. Ei ütle. Ja ma tahaks sõita sellise autoga, mis on nagu minu ajaloos on nagu sportlaskarjääris on sellel autol on nagu mingisugune ajalugu ja mingi tähtsus, et see on nagu väike nostalgialugu ka. Et see peab olema nagu eriline auto ja kindlasti tahaks sõita kiiresti. Nüüd see on nagu erilise auto leiab, see nagu sõita kiiresti, see ei ole nagu nii lihtne. Et ma arvan, et ma olen jõudnud juba sellisesse nagu siis vanusejärku, kus kipub tulema selline nagu nostalgia laks sisse. Ja juba ennast märkan samamoodi rääkimas, nagu kui mina olin noor, siis vanema kus kurat nüüd paneks. Et ma ei tea, kas sa mäletad, sellel aastal Mikko Irvonen käis sõitmas siis seda Lõuna-Eesti rallit. Tead? Sõitis R5-ga. Nii ei taha sõita. Kogu austuse juures Mikko Irvoneni. Nii ei taha kindlasti sõita. Hakkame otsi kokku tõmbama, sinuga on hästi huvitav ja põnev rääkida. Ralli juttu me võikski rääkida siin õhtuni välja, aga kogu selle Rally Estonia korraldamise kõige negatiivsem kogemus, mis sul on aastate jooksul olnud, mis tõesti on öeldud, et mehed, minge palun. Kindlasti alati on hästi kurb see, kui sa lõpetad nagu korraliku mingi probleemi ja miinusega, nagu finantsmiinusega. Me tegime seda ülimalt hästi esimesel aastal, siis meid päästis ära Are Altra. Me tegime seda päris nagu siukses laias mastaabis 2016 aasta, kui meil ERC ei õnnestunud, tegime ka vaheaasta. Ja tegime ka seda mõõdukalt 2018 aastal, kui me tegime siis esimest korda nagu seda WRC promotsiooniralli nagu eelset etappi. Et see, kui sa lõpetad ralli kogu oma tiimiga, kõik on pannud hambad ristis mitte väsimuse piiril, vaid üle väsimuse piiri. Mul naine teab ja kõik, kes on nagu seda rallit teinud, see tuumiktiim, siis on mingi normaalne zombi, nagu see mitte midagi enam aru ei saa, ei kontakteeru, ei maga, ei söö. Isegi ise ei saa aru. Pärast saad aru, et nagu täitsa segi olid. Ja siis, kui saad aru selle ralli lõpus ka veel, et sa ei suuda neid arveid ära maksta. Ehk sa pead leidma mingeid lahendusi, ajatama mingeid asju, ma ei tea, aasta-poolteist. Vaatama kellegile see võib-olla tänaval natukene mööda, et kuule... Ei vaata mööda, me õnneks on selle nagu 10 aastaga on tekkinud see kogemus ja see teadmine, et see, et sa lähed kuskile kookonisse kivi alla ja tänaval see ei aita, et tuleb kohe istuda laua taha maha öelda, et nii. Olukord on selline, täna ei ole raha, tegeleme, lepid maksegraafiku kokku või mingi aja kokku, millal sa maksad ja maksad ära. Aga see on hästi negatiivne
ja ma arvan, et kõik, kes nagu MTÜ-liselt on teinud kas siis suuremaid või väiksemaid asju, siis nad teavad, millest ma räägin. Ja see nagu meeletult tapab kogu seda organisatsiooni sisemiselt ja miks ma sellest räägin, on see, et ühiskondlikult ja ajalooliselt on nagu siis kujunenud niimoodi, et MTÜ-lised tegevused eelarve lõpus peaksid lõpetama nulliga. Jah, moraalselt on see õige. Aga tegelikult selline MTÜ-line tegevus, kui see jõuab nagu maailma tipptasemele, peaks eelarveliselt lõpetama mingisuguse reserviga. Ja miks on oluline? Oluline ei ole see sellepärast, et sa ei saagi nagu teenida kasumit, aga seal peab reserv jääma, sellepärast mitte kunagi sa ei tea, kui see järgmisel perioodil on mingisugune jama. Ja miks on oluline? Keegi ei vaja tegelikult pikas mõttes nagu siis nagu mitte õnnestuvaid ja äpusid korraldajaid, kes panevad nagu rahalistel põhjustel enda pillid kotti. Meil on olnud see nagu väga mitu korda laua peal, ei ole andnud alla. Täna meil on nii palju tarkust, et ka partneritega seda läbi rääkida, et peab jääma mingi reserv, et me ei saa lõpetada eelarvet nulliga. Sina, Silver, Tarmo Hõbe, Aare Altraja tõid ka mängu, ta on ka selles pundis sees. Te pole omavahel riidu läinud, mis iseenesest on ikkagi ju ka päris, kui sa räägid kõike seda, nagu sa räägid praegu, siis ma usun, et selliseid hetki, kus on asjad noa peal, on olnud küll. Ja ma arvan, nüüd nagu ennem kui ma vastan sinu küsimusele, siis täna meie tiimis nagu sarnase, nagu jah, need 4 inimest on olnud nagu läbi selle varsti 10 aasta nagu hästi olulise rolliga. Ja tänaseks me oleme jõudnud, et kus see tuumiktiimis on 32 inimest, kes nagu ei tohiks riidu minna. Ma vastan sulle, me oleme riidu läinud. Me oleme ikkagi nagu, võib-olla nagu Arel on olnud nagu sellest nagu ühtepidi nagu lihtsam, et on olnud nagu vaadates seda, mida ta igapäevaselt teeb, kui palju inimesi temale nagu allub ja mis on olnud need tema muud äririskid, siis tema on olnud eemal ja nagu rohkem nõuandvas rollis. Ja noh, siuksed nagu ninapidi koos oleme olnud mina, Silver ja Tarmo, et ei, me oleme ikkagi nagu ikka ragistanud ja riield, aga ma arvan, mis on nagu tähtis, on olnud see, et need riiud ei ole läinud nagu selliseks nagu ei ole läinud isiklikuks nagu solvamiseks, et seal on hästi selge vahe, et kas ollakse nagu riius mingite põhimõtete pärast või minnakse nagu väga isiklikuks. Noh, on olnud olukordi, kus on nagu kippunud isiklikuks, aga me oleme alati sellest üle saanud. Ja miks ma räägin ka sellest nüüd täna nagu 32 inimesest, kui see tiim nagu kasvab, siis ka meie ülesanne on, et nagu kogu selles nagu tuumiktiimis ei läheks nagu isiklikuks. Ja võib-olla sa siit nagu sujuvalt läksid ka nagu selle eelmise küsimuse juurde tagasi, et rahast ja kõigest sellest saab üle, aga kui inimesed lähevad nagu isiklikul tasemel nagu riidu, siis lõpuks me räägime siis Helix Rally Estoniast kui üritusest, kui brändist, kui traditsioonist, siis kõige suurem risk ongi seal, et need inimesed, kes seda nagu sisemiselt veavad, kui nad lähevad omavahel riidu ja seal läheb nagu isiklikuks nagistamiseks ja solvamiseks, siis nagu see asi sureb ära. Jah, see ei ole asi, mida sa pärandad nii-öelda põlvest põlv, see ei ole see asi. Jah. Aitäh, et sa tulid, Urmo, ja tegelikult mul on tõesti hea meel, et sinusugused mehed nagu sina ja Tarmo ja Silver kõik on, et me oleme veel kord, me oleme Eestis harjunud jube heade asjadega. See ei pea nii olema, aga tänu teisugustele meestele sellised asjad meil Eestis ongi. Ja ma loodan, et siis järgmine aasta tuleb vähemalt sama tasemel Helix Rally Estonia 24–26 juuli ehk juuli lõpus see aasta saab juba piletid ka osta. Veel ei saa? Veel ei saa, aga Tarmo tegeleb nagu väga pingsalt sellega, et äkki saaks aasta algusest. Nii on. Ja selleks hetkeks, kui aasta algus on käes, on teada võib-olla juba siis ka, kes üks sõitjatest on. Jah. Eks. Aitäh sulle ja aitäh, et vaatasite. Kohtumiseni.